Tere sõbrad, pole ammu teid näinud. Käes on üks ilus märtsi lõpu hommik, päike paistab, linnud laulavad. Mina rüüpan kohvi oma uue tulevase kodu ees, mis on 20 ruutmeetrit. Ja nagu video pealkirjast aru saada, siis olen tulnud siis oma seda suvemaja projekti edasi tegema. Et kui te mäletate, eelmine aasta me siin toimetasime, tutvustasin natuke seda projekti, käisime sõbraga siin, tegime platsi valmis ja nüüd lõpuks on siis soojak on kohal. Nüüd mul oli väga palju ideid, et mis ma siia teen, et alustasime sellest, et ostan 2 merekonteinerit, hakkan sellest tegema, siis mõtlesime, et teeme puitkarkassist. Mõtteid oli palju, et ostan juba moodulmaja, aga siis on jällegi see, et siis ei ole nagu seda enda tegemise rõõmu, et väga palju mõtteid oli. Aga lõpuks siis ma jõudsin järeldusele, et kui ma hakkan nullist tegema, siis ma ei saada seda siin aasta lõpuks ka valmis. Kui ma hakkan merekonteineris tegema, siis see võtab väga palju aega, me lõime kulud kokku, lõpuks see läks nii kalliks, et odavam on juba valmis moodul osta, et nii palju mõtteid ja asju oli, kuni lõpuks siis üks päev Facebooki sirvides lõi mulle ette kuulutus ja ma ei mõelnud ka, ma kohe kirjutasin, et see tundub huvitav, ma tulen vaatama ja nõnda me ta ära ostsime siis. Et ma video lõpus räägin natukene, kui palju mul on seni raha kulunud ka selle projekti peale ja et mis meid siis siin ees ootab. Ütleme niimoodi, et see siia saada oli paras katsumus, sest et ikkagi ma asun nii metsa vahel, ümber ringi on heinamaad, metsad, põllud, tühjus ja ega see maapind siin on nagu on. Et kui me seda siia transportima hakkasime, siis see oligi täpselt siuke viimane piir. Tol päeval hakkas juba padukat ja kõike sadama ja masin jäi kinni siin ja ütleme sekeldusi oli, aga maha ta sai. Nii et nagu ikka, võtta süüa juua ja vaatame siis, mis me seekord siin tegema hakkame. Nii et enne kui ma liigun siit edasi, et teile tutvustada, mis ma ära ostsin, vaatame, mis me seni oleme ära teinud ja kuidas see asi siis siia jõudis. Ja siis räägin täpsemalt, mis me see nädalavahetus tegema hakkame. No vot, eelnev video vaadatud, siia ta sai, saite natukene võib-olla videost ka näha, mis ma siin ära ostsin, milline ta välja näeb. Aga hakkame siis vaatama. Selline ta on, et kindlasti osadele tulebki nüüd see küsimus, et näed, pidid ise ehitama ja kõik, aga nagu ma eelnevalt rääkisin, siis lihtsalt ma tahaks juba see suvi kuskil olla, ma olen puhkuse ka pannud niimoodi, et ma saaksin terve kuu olla looduses, käia kalal, õppida loodust tundma ja siin nokitseda ja teha. Ja sellest tulenevalt siis mõtlesin, et okei, me võtame selle ära,
ja nagunii mul tulevikus on plaanis siia ikkagi vähe sihuke tummisem ja ägedam maja ehitada, et mul seda metsa ja maad siin jagub veel, kuhu seda teha. Ja nõnda ta läheb. Aga mis meil siis on? Meil on soojak, väljast on plekiga kaetud, sandwich paneelid, lisaks põrand, laed ja seina sisse on siis veel pandud purri, et väga-väga soe. Praegu siin ei ole ühtegi küttelahendus sees. Tellisin Hiinast selle diiselpuhuri, ma pärast näitan ka teile millise, et diiselpuhuriga saab seda kütta ja suvel mingi hetk ma panen siia ahjuga sisse, et praegu lähevad ilmad soojaks. Aga paneme sükse väikse, ma arvan, mingi malmkamina või asja, et sellega on ka väga mõnus sügisel talvel siin olla. Aga soojaks siis ise selline ja panime ta siis siia nurga alla, sest me selle platsi tegime ka sükse nurga peale. Siit me hakkame natukene ära arvendama, et näeks heinamaale ka, et seal liigub väga palju loomi alati hommikuti. Viimati siin käisin, siis oli samamoodi, et siin külje peal kitsed ja asjad sõid ja oli näha talvel, et magamisjäljed ka. Nüüd see plats siin ees. Kevadel ma tellin traktori ja me tõmbame terve selle pinnase siit läbi ja läheb muruseeme peale. Katsume natukene mugavamaks teha. Et tookord me hakkasime liigselt kiirustama, et tegelikult oleks võinud seda maapinda, mis me siit kaevasime, oleks võinud eemale viia. Aga me loopisime kõik selle siia ette ja nüüd ta on ajaga vajunud ja väga siuke mügarlik maa. Aga küll me ta sirgeks saame. Mul on see plaan, et siia ette siis tuleb selle nii-öelda akendega tasa, tuleb terrass. Mitte väga suur terrass, et saaks mõnusalt hommikuti siin kohvi juua ja pikutada. Õhtuti võib-olla ka mõnusalt aega veeta. Aga kuna suurem osa rahast läks praegu kõik selle konteineri peale ja transpordi peale, siis ma arvan, see suvi me teeme säästuterrassi, et katsume euroalustest ja vanast puidust midagi kokku klopsida, et see suvi ajab asja ära ja järgmine aasta teeme korraliku terrassi siia ja mõtlen, et teeme mingi katuselaadse asja ka peale. Et üks variant on, et teeb katuse peale, teine variant on, et ostan markiisi ja saab markiisi siis halva ilma korral alla tõmmata. Nii, lähen vaatame sisse ka. Võtame ilusti jalatsed ära. Mul juba spetsiaalne jalamatt siin. Ja seest on ta siis selline. Parkett on maas. Kola ka natukene siin. Et see aken sealt lahti ei käi, aga annab head valgust. Et siin selja taga nüüd mul siia ma plaaningi teha siis üks nagu väikse kööginurga. Ei tule midagi erilist. Paneme töö tasapinna, paneme valamu ja siis tuleb siia alla siis see kogumis nii-öelda kanister ka, et valamust jookseb sinna. Ja kasutame siis ainult looduslikke pesuvahendeid ja asju, et pärast oleks seda siis metsa alla visates turvaline, et ei oleks kemikaale ega asju täis. Ega ta väga suur ei ole, aga samas saab siia täpselt ühe suure mõnusa toa teha koos kööginurgaga. Ja siia siis, kui terrass tuleb, saab otse terrassilt toast astuda otse õue terrassile. Ja kui sealt ära arvendab veidi, siis on head vaadet ka. Selle seina taga on tegelikult veel panipaik ka, ma näitan teile panipaika ka pärast. Seal saan mingit tööriistu asju hoida. Et siia ma arvan, et ma teen mingi teleka nurga, et siia tuleb telekas, mõtlen veel kas seina peale või mitte. Ja kodust mul üks nurgadiivan on üle. Paneme siia nurgadiivani, et selle peal saab siis istuda ja vajadusel magada. Laes on tuled olemas, aga hetkel mul ei ole elektrit siin, siis tuled ei põle. Et elektri asja me lahendame ka, või tegelikult on juba lahendatud, vähemalt selleks suveks. Ja järgmises videos siis ma võtan kõik need asjad kaasa, näitan ka teile, et kuidas looduses elektrit saada, et esmased vajadused nii-öelda ära täita. Aga suuresti, ma ei tea, minu arust on nagu väga okei. Nüüd see puit on kõik töötlemata, et see nädalavahetus me üritame ära peitsida selle, teeme peitsiga kokku, et hakkame vaikselt tegema. Ja nõnda ta siis läheb.
Nii, nüüd on vaja see ka, et tänane töö, mis tuleb, peame selle natukene rohkem loodi ajama, sest ta kergelt on kreenis ja ma kohe lähen näitan siis õues, miks ta kreenis ka on. Kui me sõbra Raunoga hakkasime seda platsi tegema, siis me selle platsi mõõdud tegime enam-vähem, ütleme, tava soojaku järgi, ehk siis tavasoojakud on siuke, mis ta on, 2,4 lai ja 6 meetrit pikk ja siis me tegime platsi 8 meetrit. Nüüd see konteiner on 8,7 meetrit pikk ja sellest tulenevalt jäi plats natuke lühikeseks. Tal siin all on metalltalad ja need praegu toetuvad siia maapinna peale ja see hoiab seda siis liiga palju õhus. Ja sellest tulenevalt siis me peame ta täna üles tõstma ja natukene edasi kaevama, et siit silma järgi, paljusid on vaja kaevata, väga ei olegi, üks lõik lihtsalt maha võtta ja saab siis selle asja uuesti maha panna. Vaatame, proovime pärast, kui sõbrad ärkavad, siia tungrauad alla panna, tõsta ja siis kaevame natukene edasi ja katsume siis rohkem loodi ajada. Ja soojaku lõpus siis on nii-öelda väike panipaika jäetud. Et siia ma teen endale mingi tööriista hoidlad asjad, saan tööriistu hoida. Et siin mingid asjad juba on ostetud. Siis me katsume täna siia ära panna villa ja paneme tuuletõkke kanga peale, sest mul praegu midagi muud ei ole. Et ma arvan, tulevikus löön mingi saepuruplaadi võib-olla peale, et peaks hoidma küll. Ja siis siia laseme augusaega augu sisse ja ma tellisin siis Hiinast diisel soojapuhuri, et juba katsetatud ka, toimib väga hästi. Puhub mõnusalt sooja, saab läbi telefoni äpi kontrollida ja siis ongi täpselt, et ta jääb siia. Siit on see, kus heitgaasid välja tulevad, selle me veame siit õue ja siis ta siin vaikselt töötab, puhub sooja sinna soojakusse sisse. Et ma arvan, mis ma teen, on see, et ma lasen augusaega sinna augu sisse läbi seina ja siis selle londi mingi osa, koos selle, ma arvan, plastmassiga suunab läbi selle sealt, tihendame ära ja saab panna sooja puhuma siis endale sobival hetkel. Nii, mina lähen teen veel ühe kohvi, ootan, et sõbrad ärkaksid, söödan kõhud täis, panen sauna kütte ja siis me hakkame mingi hetk vaikselt toimetama, et järge mööda. Et need tööd tahaks kindlasti ära jõuda siin teha. Nii, siis mul on veel mingid sildid vaja ülesse panna, mis me siin tellisime, eravalduse sildid ja valvekaamera. Lähme vaatame korra neid ka. Kahjuks ei pääse tihtipeale ka inimestest, kes väga imustavad võõrast vara ja see talv me siis kogesime siin seda, kus mõni inimene arvab, et ta võib tulla kellegi teise territooriumile ja võtta sealt asju, mis talle ei kuulu. Aga mis sa teed? Sellised inimesed on eksisteerinud aastasadu, kui mitte tuhandeid. Aga selle vastu on rohtu. Nimelt lähevad sellised kaamerad ülesse, 3 tükki. Muidugi ma nüüd ei näita, kus ma need täpselt panen, aga need on SIM-kaardiga kontrollitavad, juba testitud ja töötab väga hästi. Et isegi tal on veel nii tark see, et ühesõnaga tuvastab inimese ära ja siis ta saadab sulle teate, vajutab peale, ta teeb pildi ja siis salvestab mõne sekundiga videot sellest liikumisest. Et paneme need püsti, 3 tükki sellist on, lähevad siia territooriumile igale poole ja siis 6 sellist silti tellisin ka, paneme need ka üles, et muidugi see silt ja kaamera kedagi ei takista, aga tahes-tahtmata on ka neid rumalaid vargaid, kes tulevad oma autode või asjadega ja varasemaltki neid kätte saadud. Aga see on lihtsalt siuke ettevaatusnõue. Aga hoia sa alt, kui sa siia satud samal ajal, kui mina olen. Siis ma näitan, kuidas kunagi vanaema kasvatas nõgese viitsaga. Puiduklots läks selle all katki, sellega ei pädend, aga panime tänavakivi. Tõstame sellega natukene. Kui te olete endale midagi ehitamas ja mis iganes tööd tegemas, siis hea säästu variant on see, et
kutsu eelneval õhtul sõbrad külla, paku õlut, sauna, tee süüa ja hommikul siis töö teeb ennast ise ära. Ma ei peagi väga vaeva nägema. Ja tegelikult me saime selle ühe tala siit kätte nüüd, siit alt. Nüüd päästame teise ka vabaks ja siis laseme alla ja vaatame siis loodiga üle, et kui palju siis midagi on seal. Mis me siin vahepeal ära tegime, siis kaevasime siit selle otsa maha. Siin all on need metalltalad, nüüd nad on ilusti vastu seda killupatte. Tegime selle ära ja nüüd oli vaja see asi natukene rohkem loodi ka saada. Siis praegu ajutise lahendusena tõstsime tungiga ülesse ja panime siia kivid alla. Et ma teinekord toon siia vähe tummisemad betoonkivid, paneb siia alla. Kiire kohvipaus ja siis hakkame siit seest peitsima ja paneme villa ära ja teeme, ma arvan ennem isegi teeme selle sooja puhurile augu ära ja siis hakkame siin peitsima ja muud asju tegema. Laseme siin selle augusaega augu sisse ja ühendame siit siis selle diiselpuhuri ära ja see on siis praegune ainukene sooja allikas, mis siia tuleb, et kunagi hiljem paneme siis siia selle pliidiga sisse, aga sõber Rauno soovitas, et teibiks kinni ja laseks siis augu siia sisse. Proovime kohe ära siis. Nii, puhuri see lont on läbi. Siia läheb siis see plastmass junn läheb külge ja läheb siis seina sisse niimoodi. Lähme ühendame teiselt poolt ka ära siis ja pärast siis saab selle plastmassi siia kruvidega kinni lasta. Praegune küttelahendus siis, ma korra võtan kaameramehelt kaamera ära. Mul on praegu laenatud süke akujaam, EcoFlow. See siis annab sellele toidet. Siit tulevad heitgaasid välja, et selle toru pean natuke pikema ostma, et saaks täitsa õue suunata. Siin on see summuti otsas. Ja nüüd ma siis ühendan need omavahel ära, et pärast saab selle villa ja asja kõik siia ümber panna. Ühendame siia ja siis paneme tööle. See asi siin enam-vähem paika ja siis paneme selle kinnitiga siit kinni. Siin on siis telefoni äpp. Telefoni äpist ühendad ära ja paneme siis läbi telefoni äpi selle tööle. Nii. 23 kraadi panin praegu puhuma. Ja siit siis hakkab praegu vaikselt puhuma. Eks ta vaikselt nüüd hakkab siit õhku ja kõike peale tõmbama, et see on õhu sissevõtt. Siit juhib siis selle heitgaasid välja. Siia on spetsiaalne summutiga ostetud, et muidu selles komplektis tuleb kaasa selline, aga see on vähe parem, see ikka teeb täitsa sükseks vaikseks selle asja, et ei unda ega midagi. Ja nüüd on kuulda ka, et hakkab seda tiksutama, teeb süke tõks. Et siin telefoni äpis samamoodi. Siin muidugi peegeldab natuke, aga näed, siin panin 23 kraadi ette. Näitab, et käivitub. Ja noh, siit on kuulda ka, et siit hakkas puhuma nüüd. Kerget suitsu tuleb, ma ei tea, kas video pealt on näha, aga käivitades natukene ajab seda suitsu. Lähme vaatame teiselt poolt ka, et mismoodi seal sees näitab. No ja nüüd siin siit vaikselt puhub. Hiljem paneme selle siia ette. Siis jääbki ta siia niimoodi. Natuke võtab aega, kui soojaneb, et laseme tal mõnda aega seal vaikselt tööd teha. No võt, nõnda see päev siin kulgeb. Vahepeal panime kaameraid üles ja neid eramasilte ja veetsime sõpradega aega. Ja ülejäänud päev siis natukene toimetan siin, et villa ei jagunud nii palju, kui oleks tahtnud, aga panin nii palju ära, kui sai. Et siin üks villatükk veel, mis siin on, seda saan sinna täitjaks kasutada. Ja siis paneme tuuletõkke kanga siia praegu ette, et nagu enne ütlesin, mul midagi muud ei ole praegu.
et saame selle siia ära panna. Ja siis ma lähen tuppa, hakkan veidi peitsima ka seal. Paneme Elmari raadio mängima ja natukene peitsime seina ka. Ja homme saab siis ülejäänud asjad ära peitsida seal. Et natukene samm-sammu haaval siin toimetame. No praegu ma jätan selle niimoodi, ma arvan. Lihtsalt nii palju kui oli, pani pära siia ja siis teinekord toon linnast juurde villa, paneb selle ülejäänud osa ka ära seal, katab ilusti ära ja peaks toimima küll. Uskumatult soe päev on täna siin Kanepis, ega õues T-särgi väel toimetada on täitsa mõnus soe. Ja proovin siis täna ja homsega saada selle kogu ruumi siin üle peitsitud. Ehituspoes soovitati sellist asja. Nii et võtame selle ja hakkame pihta. Kuuma ilmaga tuleb kohe siuke suve tunne peale. Külmas oli üks hea karge õunasiider ka. Ma arvan, siia päeva sobib väga hästi, sest siin tegelikult hommikus saadik juba tööd tehtud. Mõnus siuke hapõõun. Nii. Ma seal eemal praegu panin mingi papi maha, et parkett ära ei määriks ja mingi kohad seal teipisin kinni ka. Hakkan vaikselt sealt üles alla tulema niimoodi. Ja teeb täna palju teeb. Tahaks veel sauna teha ja lõket teha ja üks sein tehtud, see otsasein siin. Ja ma mõtlesingi, et ma täna teen need väiksed seinad kõik ära. Teen selle siit, siis see, siit see ja see. Et ma arvan tänaseks päevaks küll ja veel. Ja homme siis sugulase Robiniga teeme terve selle suure seina siin ära. Ja on tehtud. Ja ma arvan järgmine kord ma tulen teen lae ära. Või vaatame, kui jõuame, siis teeme seekord laega ära. Et täna süke, mis see kell on siin, 3:30 saab, ma arvan tund pool tööd teha siin selle kallal. Ja siis lähmegi kütame sauna ja teeme väikse lõkke ja proovime lõkke veel mingi toidu teha, et see esimese päevaga nõnda. Et siis jõuab homme ka nipet-näpet siin veel teha. Et siin lõikasin puid ja asju, tuleb need ära vedada. Ja süksed nipet-näpet pisi asjad nagu ikka. Saab kõik need asjad ära tehtud. Vot, ega midagi. Elmar mängib ja paneme tööd edasi. No vot, täna siis selline tööpäev. Suurem osa asju on tehtud. Nii nagu plaanis oli. Ja ega midagi. Kell on ka seal maal, et tuleb puhkama ära minna, et ega ei saa ennast siin ju hulluks töötada. Vot, tegingi siis ära selle seina sealt. Siit kõik need asjad. Ja homme siis võtan selle suure seinaga siit. Siis on vähemalt see puit üle töödeldud, et tõenäoliselt peab teise kihi ka panema, aga seda saab siin tulevikus teha, et praegu esmane süke asi, mis plaanis oli, selle teeme ära ja siis on vähemalt tehtud. Vot nõnda, ega midagi, lähme teeme tule alla, ega siin toidu tegemisest ju ei pääse, või te juba arvasite, et ma see video ei teegi süüa või? Ai, eksisite. Vot, lähme teeme lõkke peal mingi toidulaadse asja ka ja siis saab juba sauna minna ja vaatame, mis välja kukub. Skoorisin Maximas sellise asja. Tule alus, et muidu vist hind oli mingi 40 ja seal oli viimane alles lõpumüük ja 7 eurot maksis. Ma mõtlesin, et davai, suvilasse sobib küll. Teeme siia lehtpuust, teeme siukse söe alla ja siis hakkame siin lavashi rulle tegema. Mäletan eelmine suvi või millal see oli, mingi hästi populaarsed olid, et teed lavashi rullid ja paned grilli vahele ja siis
küpsetada ära, et me proovime sama asja teha. Vaatame, kui ta õnnestub siis. Meil on siin kanafilee hakkliha, sea hakkliha, muna, cheddari juustu, Robin tõi mozzarella juustu. Me kõik segame need kokku, maitsestan hakkliha maitseainega, teeme sellise massi ja pärast siis laotame sinna lavashi vahele, et segan need kokku ära, siis saab hakata seda rulli vaikselt vorpima. Nagunii läheb söega tükk aega, et nüüd ongi täpselt paras mõnus siin istuda, kuulata lõkke häält ja mõelda kogu selle päeva peale. Paneme 3 muna. Nüüd videos raudselt keegi kirjutab, miks ei ole kummikindaid? Siis ma mõtlen, et oled kunagi käinud kuskil vanaema juures ja näinud, et ta paneks kummikindad kätte, et sulle kotletid ainast teha. Pigem mitte. Paneme selle taigna nüüd siia vahele. Ajame ta siit niimoodi laiali igalt poolt. Paneme veel juustu ka vahele ja siis keerame rulli. Nii, kasutan seda cheddarit ka ära. Et paneme, mis arvad, paneme praegu siia cheddarit, järgmisele paneme mozzarella. Sätime selle siia vahele. Nii, kasutatud. Nii, ja nüüd selle keerame lihtsalt rulli niimoodi. Hakkame järjest vajutama. Mingi osa vassi siit ei kulugi ära. Nii. Vajutame siit veel kinni, kui saab. Ops. Nii, lõikame selle siit ära. Seda saab siin niisama pärast küpsetada. Nii, ja nüüd on see, et tuleb, otsad lähevad alati pekki, aga me ei hakka seda ära viskama. Selle saab kõikagi ju ära küpsetada. Paneme siia. Ja lõikame siit, mõtlen, kui paksud, siis väga kuivad ei jää. Teeme paksemad. Teeme paksemad ikka. Teeme sellised paksukesed. Nii. Põmm. Pääsi, et see rest vaata vahele mahub tegelikult. Teeme grammi väiksemad veel. Ups. Tegelikult on hea, kui need teinekord, kui tal on, tehke see äär mingi veega ka kokku, siis ta nagu kleepub siia külge. Tegelikult võiks isegi sellest. Lihtsalt ei taha vaata, et nad ära kuivaksid. Aga paneme suht üksteise kõrvale. Küpseb läbi küll. Nagu nii restiga vajutab veel peale. Tuleb väga lihane ja juustune asi. Pärast lähme viime vanaemale ka, vaatame, mis ta arvab. Alati pakume talle igast asju siis poppi ja noorte pärast. Ma ei mäleta, minu arust TikTokis vist olid need kogu aeg vaata, tehti siukseid. Sookurek ka seal saabuvad tagasi koju. Hommikus saadik siin kisavad. Nii, aga mulle tundub, et saame ühe rulli veel täpselt teha. Mahub siia peale ära. Ja siis on süsi ka juba siuke, et saab hakata vaikselt tegema vist. Nii. Lähen otsin sinna mingi selle ka, siis saab toetada sinna peale nüüd. No ja just läksid peale. Vaatame siis, mis saab nendest. Söödud saab kindlasti. Vaatame, kuidas maitse ja kõik välja kukub siis. See esmane katsetus on valmis nüüd. Selline ta välja näeb. Ma maitsen kohe suuremast ära. Ja kuna
ma ei ole täna üksi, et muidu ma siin kogu aeg räägin teile, et nii hea ja siis töökaaslased küsivad pärast, et tegelikult sa valetasid, et tegelikult ei maitsnud. Siis mul on siin katsejäänes ka, et noor sugulane maitseb ka, et kõigepealt maitsen mina, siis küsime tema arvamust. Bueno. On hea? Ei no see on õige asi. Ei saanud liiga soolane. See juust, kõik on perfektne. Super. Natukene siin alguses liiga kuuma sai, tõstsime sütele liiga ligidale, aga ei ole hullu. Ühesõnaga, me nüüd sööme ära, lähme hühime vanaemale ka ja siis me lähme sauna ja ega rohkem me siin täna midagi teegi. Nii et näeme teiega juba homme hommikul, võtame kohvi ja vaatame, mis tööd me siis veel homme ära siin teeme, et seal on mingi hunni koksi tassida ja siis see suur sein on veel vaja üle peitsida. Ega muud ei olegi, aga seda vaatame homme. No vaat sõbrad, ega me siin täna suurt midagi toimetanudki. See üks sein sai veel seest ära peitsitud ja paaris kohas pidin silikoni ka panema, et natukene ära tihendada. Vot, jääb järgmiseks korraks ka palju tööd, et siin nüüd tulebki järgmised plaanid paika panna, et millal ja mida teha. Et kindlasti siin haljastusplaani tuleb hakata mõtlema, tuleb see pind siin kõik traktoriga üles tõmmata ja muruseemed täis panna ja ega tegemist jagub selles osas. Ja järgmine kord tulen, siis ma tahan juba mööblit tuua, et siis saab siin sees juba magada ka. Ja mõtlesin, et ma siis räägin natukene kuludest ka, et video alguses ütlesin, et palju midagi siin on maksma läinud ja siis ma siia telefoni olen endale salvestanud, et kui palju midagi kulunud on, et siin koorem kruusa, siia killupadja alla panime kruusa ka, see läks 100 eurot, siis tellisime kildu, mida jäi päris palju alles ka, et tulevikus kindlasti kasutan kuskil ära, et üks mõte on siia ette teha selline lõkkeplats, et kõik selle alles jäänud killu ära kasutada. Ja killukoorem läks siis 200 eurot, siis me rentisime selle Avanti, see läks 75 eurot. Talvel siia ligi ei pääsenud, tuli lume lükkamine tellida, see läks 100 eurot. Siis see soojakmaja ise, see maksis siis 5000. Siia transportimine ja tõstmine läks maksma 700 eurot. Diiselpuhur läks 125 eurot ja ehitusmaterjalide peale on praegu kulunud 186 eurot. Et ikka omajagu raha kulub aga see on paratamatus. Õnneks YouTube natukene rahaliselt aitab, et iga kuu väike pisku sealt tuleb, nii et mida rohkem te seda videot laigite ja kommenteerite, seda nähtavamaks kõik see minu sisu läheb ja läbi selle siis natukene tõuseb see YouTube'i sissetulek ka. Ja ma vaatasin, et siia on tekkinud siis neid kanali tasulisi tellijaid ka, et selle eest olen ka väga tänulik, et see toob ka natukene juurde, et selle kõik ma siis kasutan siin selle maja ehitamiseks ja nipet-näpet, mis siia vaja hankida on, kõik see läheb sinna. Ja see diiselpuhur siis tänu YouTube'ist kantud rahale sai ostetud. Et eks siin edaspidi ka nipet-näpet, mis saab, kasutan selle raha otstarbekalt ära. Nii et niimoodi on läinud. Mis ma veel oskan öelda siia lõppu? Selles mõttes on huvitav projekt, et tegemist jagub. Kindlasti kajastan ka seda tegemist siin. Et varasemal ma olen öelnud ka, et väga ehituskanaliks ära ei lähe, aga ma usun, et siin põnevaid asju on, mida näidata ja tegu on nii looduskauni kohaga, et siin kohe, kui maja taha astud, siis jõuame sügavasse metsa, et seal on jõed ja sood ja asjad, et saame seal ringi hulkuda. Et kindlasti mingi hetk, kui selle majaga siin on klaar, siis ma hakkan otsima asukohta, kuhu teha selline baaslaagri moodi asi, et käia seal ööbimas ja samamoodi sõpru sugulasi sinna kaasa võtta, kes ööbida tahavad nii-öelda metsas, et saab sinna huvilisi kaasa võtta ja siin mõned inimesed on kirjutanud ka, et kui ma kuskile matkale lähen, kas on võimalik kaasa tulla
et mõnele inimesele olen praegu lubanud, et siin kevade paiku või suvel nad kaasa võtan. Nii et kui sul ka huvi on, siis kindlasti anna märku, aga lubada ma ei saa, et inimesi on, kes tahavad tulla, aga mind on üks, et igale poole ei jõua ja peamine see elu, kui elada saab, on praegu nädalavahetused, et loodetavasti tulevikus liigub asi sinna suunda, et saab ka nädala sees normaalselt elada. Aga sellest siis kunagi hiljem. Mingi hetk peaks tulema kanali merchi ka päris palju. Tellisin siin katsetuseks igasuguseid asju ja sealt mingi pool jagan ära, pool läheb müüki. Müügis saadud tulu investeerin kohe siia samma. Et seda asja siin natukene arendada ja nõnda ta läheb, et kindlasti tasub tulla ka tasuliseks kanali liikmeks, et neile tuleb ka sealt päris head tavaari jagamiseks, et on mida oodata. Vot nõnda, ega midagi, me pakime siin asjad kokku. Täna oli kella keeramine ka, natuke siuke uimane olla, et nüüd on tund aega ees ja tuleb tagasi pealinna sõita, et siis vaikselt plaani pidada, et mis me siin järgmiseks teeme. Küll aga järgmises videos siis läheme testime natukene väga omamoodi matkavarustust, väga omamoodi kohast. Nii et on jälle mida oodata ja teiega näeme siis juba järgmises videos. Seniks olge mõnusad ja näeme juba varsti jälle.